katse paneelide jadaühendus. Selleks, et mõõta paneelide voolu, ühendame paneelid koormuse ja ampermeetri voltmeetriga. Ja kõigepealt panen voltmeetri ja ampermeetri vahele silla, et siis on meil olemas ka voltmeetrid. Ühendan paneelide avamisvoolu siini voltmeetriga. Avamisvoolu siini ühendan ka koormusega ja pinge mõõtmise voltmeetrisse. Koormuse teise poole ampermeetrisse. Nüüd mul on paneelid ühendatud läbi ampermeetri koormuse alalisvoolu siiniga. Alalisvoolu siin on ühendatud läbi koormuse ampermeetriga. Nüüd esimene katse, esimene mõõtmine on ühe paneeli ühendamine alalisvoolu siiniga. Ja keerame takistuse nulli. Takistus on minimaalne ja me saame mõõta esimese paneeli lühisvoolu. Lühisvool 2 amprit ja kui me hakkame koormust. Ja selleks, et koormust mõõta, avame XY plotteri ja paneme plotteri salvestama. Ja nüüd, kui me hakkame koormust suurendama, siis me näeme, et pinge hakkab kasvama, aga alguses vool ei muutu. Pinge koormuse tõustes suureneb ja 20 voldini ja võimsus saavutab maksimaalse tulemuse, maksimaalse võimsuse ja siis edasi hakkab koormuse suurendamisel vool kiirelt vähenema ja pinge saavutab maksimaalse avatud ahela pinge. Vool kukub päris nulli ära. Nüüd, kui me teeme järgmise katse, paneme 2 paneeli jadamisi, siis ühendame paneelid jadamis ja avamisvoolu siiniga. Keerame potentsiaalimeetri nulli. Ja jälle me näeme, et lühisvool on 2 amprit vahel jadamisi ühendatud paneeliga. Kui me hakkame koormust suurendama, näeme, et meil pinge tõuseb, võimsus tõuseb ja vool ei muutu. Tõstame voolu, tõstame pinget, võimsus kasvab ja ühel momendil hakkab vool kiirelt vähenema. Pinge enam ei muutu ja ka võimsus siis sellest tulenevalt hakkab vähenema. Nüüd saame 2 paneeli maksimaalse võimsusega ära. Ja
kolmas mõõtmine, et ühendame 3 paneeli jadamisi. Takistus on keeratud nulli ja näeme, et paneelide lühisvool on ikkagi 2 amprit. Kui me hakkame koormust suurendama, näeme, et me pinge tõuseb ja saame pinge tõuseb juba pea 60 amprini, 60 voldini, kui amprid hakkavad vähenema. Ja maksimaalne võimsus on meil 122 vatti ja kui me koormust suurendame, siis vool hakkab kiirelt kukkuma, pinge jääb samaks.